Eesti meistrivõistluste finaalipäev on käsil ja minu kõrval seisab Eesti Bowlingu Liidu president Gunnar Saar. Tere, Gunnar! Tere, Gert! Kuidas sina oled rahul selle aasta Eesti meistrivõistluste sellise üldise korraldamisega? Ma pean ütlema, et on väikseid nüansse olnud, aga kokkuvõttes on aasta vahele jäänud Tallinnas korraldamisega. Tulles tagasi Tallinnasse on tegelikult kõik väga hästi sujunud ja tiim elamusbowlingus on väga toetav olnud ja väga hästi selle asjaga hakkama saanud. Et ütleme nii, et rahul. Olen rahul ja võistlused lähevad, käivad ja ma usun, et saame hakkama. Et finaalipäev on küll siin natuke venima jäänud, aga see käib võib-olla asja juurde, et natuke on formaati muudetud võrreldes eelmiste aastatega. Elamusbowlingi klubi on päris palju sellist nähtavust tekitanud bowlingule ja justkui populaarsust pakkunud. Et kas seda on kajastunud ka nüüd selle aasta Eesti meistrivõistlustel, et kas osalejaid on nagu rohkem või on vähem, et kas sellel on mingisugune mõju olnud? Jah, elamusbowling on väga ilusti pildis olnud, me oleme seda näinud ja toetanud oma poolt jagamistega ja ütleme siis tänapäevas sotsiaalmeedias kõvasti pildis on. Kahjuks pean mainima, et võrreldes paari-kolme varasema aasta keskmiste võistlejate arvuga oleme mingi paarikümne võistlejaga ikkagi maas. Täpselt selgitus sellele minu poolt momendil ei ole, et tõenäoliselt peale võistlusi me teeme mingisuguse küsitluse, kust me siis saame mingisugused täpsemad vastused ja järeldused teha, et kus ja mis on nagu läinud. Et siis sellest teeme järgmisteks aastaks omad järeldused. Jah, ja loodame, et bowlingu populaarsus kindlasti kasvab, aga ka küsimus siis taseme kohta, et eelmist aastaga võrreldes, kas tase on sinu arvates tõusnud, samaks jäänud või langenud, et ma vaatan, et päris palju noori on meil siin finaalis, et kas nagu on tekkinud selline vanemate olijate nagu ärakadumine, et noored tulevad peale, et kuidas selle tasemega on? Ma ei ütleks, et keegi kuskilt ära kadunud oleks vanematest olitest, välja arvatud sina. Aga ei, tase on hea, et noored on kõvasti trenni teinud, kõvasti välisvõistlustel võistlemas käinud, et eks ole, et sa tead ise, kuidas see asi on. Mõnele need saalid sobivad, mõnele teisele ei sobi. Kui sa võtad PBA, see on samamoodi. Üks päev oled sa esimene, teine päev oled 150. Et kuidas sinu viskestiilidega need asjad sobivad. Ei, ma usun, et tase on tõusnud. Et kui me vaatame siin tänast seda õliskeemi, mis me selleks Eesti meistrivõistlusteks maha panime, et ta tegelikult ei ole üldse lihtsamate killast. Aga kokkuvõttes mängiti nagu päris häid tulemusi. Väikseid triki asju oli, aga need on tehnilised nüansid, et las nad olla.